Need asjad on siin minu prooviruumis vaieldamatult kõige põnevamad asjad. Nii et need suured klaverid, mis meil siin on, mis siin ilmuvad ja kaavad, need on täiesti köki-möki selle kõrval, mis on siin. Neil on kindlasti kõige sentimentaalsem väärtus, sellepärast, et sellist asjadega mina oma mustkunstniku karjääri alustasin. Kui ma olin pisike poiss, siis ma õige kiiresti kasvasin välja kaarditrikkidest ja mind hakkasid paeluma sellised tõelised suured lavaillusioonid. Aga kuna selliste teostamine ja harjutamine on väga keeruline, siis selleks, et traktoreid ilmuma panna ja ära kaotada, palusin oma vanaisa, et ta mulle ühe traktori ehitaks ja ma ehitasin ise sellise kasti sinna ümber. Aga igatahes sellist asjadena ka väikese poisina mängides minu kirg mustkunsti vastu ja sellise asja vastu tõeliselt lõkkele lõigi. Aga see siin on kindlasti üks lahedamaid ja klassikalisemaid asju. Kuna minu huvi mustkunsti vastu tärkas ikkagi sügaval nõukogude ajal, kui ei olnud võimalik minna raamatukokku või ei olnud võimalik surfata internetis ja otsida sealt kuskilt teadmisi mustkunsti kohta, siis mina alustasin niimoodi, et ma palusin oma sugulastelt, kes elasid Rootsis, saata mulle erinevaid videolõike ja videosalvestisi kõikvõimalike tsirkuse ja mustkunsti etendustega. Suurem enamus neist olid vaieldamatult David Copperfieldi asjad, sest need olid kõige kättesaadavamad, aga oli ka klassikalisi asju, nagu näiteks naise pooleks saagimine. Ja sellised mustkunsti klassikalised asjad on mind alati huvitanud ja kuna mul väikse poisina ei olnud võimalik ehitada endale suurt mis iganes atribuutikat, siis ehitasin ma selliseid pisikesi lavamakette. See siin ongi ühest vanast heast klassikalisest tikutopsist tehtud naise pooleks saagimiseks vajalik atribuutika. Ja just selliste makettidega pööningul mängides pea kogu mu lapsepõlv möödaski. Ja nüüd, kus aeg on läinud edasi, siia on tekkinud selline tore väike mustkunstitrikkide vabrik, on õnnestunud ka neid lapsepõlve unistusi ja muud sellist siin päriselt reaalsuseks teha.